Tead, igal aastal valitakse Eestis loodusest oma aastategijad. Ja see on äge traditsioon, sest nii pööratakse tähelepanu neile liikidele, kes meie ümber toimetavad. Tihtipeale täiesti märkamatult, aga kes on tegelikult üliolulised. Need ei ole mingid suvalised valikud, ei, need on peategelased ühes suures loos, mis räägib sellest, kuidas meie loodus tegelikult toimib. Nii et lähme ja sukeldume nüüd sellesse maailma. See kõlab natuke nagu mõne hea mõistatuse algus, eks ole, aga usu mind, vastus on palju põnevam ja see näitab meile, kui uskumatult on looduses tegelikult kõik omavahel seotud. Täpselt nii, nad on kõik osa ühest ja samast tervikust ja selle tänase ülevaadega teemegi reisi läbi selle imelise ökosüsteemi, kohtume selle aasta kõige olulisemate tigelastega ja alustame otse metsa südamest. Okei, meie teekond algab metsast. Ja mets on ju midagi palju enamat kui lihtsalt puude kogumik, eks. See on elav ja hingav kogukond, kus absoluutselt iga liikmel on oma tähtis roll. See siin on harilik haab. Oled sa kunagi märganud, kuidas haavalehed isegi peale kui tuulevaikse ilmaga pidevalt värisevad? See on sellepärast, et neil on pikk ja lapik leheroots, mis aitab püüda maksimaalset valgust. Haab on tõeline pioneerpuu. Tema on esimene, kes asustab raiesmikke ja põlengualasid ja loob niimoodi uuele elule aluse. Ja mis on eriti oluline, just haavaga on seotud rohkem liike kui ühegi teise puuga Eestis. No ja üks neist liikidest ongi see tegelane siin, suur haavasik. Selle mardikavastsed veedavad aastaid haava puu sees uuristades sinna käike ja pakkudes samal ajal toitu näiteks rähnidele. Kuigi mardika võib justkui puitu kahjustada, on ta tegelikult looduse ringluses oluline, nagu sanitaar, kes aitab vanadel puudel laguneda ja uuele elule teed anda. Sügavamal metsas, haaviku varjus, võime leida midagi tõeliselt kummalist. Sellel taimel, pruunikal pesa juurel, peaaegu puudub klorofüll. No, kuidas ta siis elab? Ta on seentoiduline, ehk siis ta saab kõik oma toitained maa-alusest seeneniidistikust. Täielik loodusanomaalia, kas kule? Ja siin on üks meie metsade tõeline aare, limatünnik. See omapärane seen, mis näeb välja nagu pisike nõiapada, on täidetud sültjamassiga ja see toimib tema jaoks veereservaarina. Paraku on ta esimese kaitsekategooria liik. Teda ohustab vanade kuusikute ja haavikute kadumine, just need samad metsad, kus elavad ka kõik need teised tegijad, kellest me just rääkisime. Okei, metsast liigume edasi liikide juurde, kes on tõelised ellujäämiskunstnikud. Vaatame nüüd lähemalt tegelasi, kelle kohanemisvõime ja maskeeringuoskused on, lihtsalt hämmastavad. Kas teadsid, et Eestis elab tegelikult 2 siililiiki? Nende eluviis on väga sarnane, aga välimus reedab kohe, kellega on tegu. Harilikul siilil on hele nägu, aga kaelussiilil, keda kutsutakse ka valgerinsiiliks, on ühtlaselt hall nägu ja valge kaelus rinnal. Mõlevad on vahva tööloomad, aga kahjuks ohustavad neid nii autod kui ka muruniidukid. Enne kui järgmise tegelase juurde läheme, on oluline korraks selgeks teela üks mõiste, endeemne liik. Mida see tähendab? See tähendab lihtsalt seda, et see liik on arenenud välja ja elabki ainult ühes kindlas piilkonnas tervel maakeral, mitte kuskil mujal. Ja siin ta ongi, Läänemere lest. Praeguse seisuga on see ainus teadaolev kalaliik, mis on endeemne just nimelt Läänemerele. Ta on tõeline maskeeringumeister, suudab oma värvi muuta täpselt merepõhjaga sarnaseks ja on kohastunud kudema just meie madalas rannikuvees. Ja see siin, see on lihtsalt uskumatu näide looduse mitmekesisusest. See on koer-kibuvitsa koerliblikas. Või peaks ütlema koerliblikad. Vaata, tema kevadine ja suvine põlvkond on nii erineva välimusega. Üks on oranžikirju, teine mustvalge, et kunagi peeti neid 2 täiesti erinevaks liigiks. No kujuta ette, see on ikka uskumatu kohanemisvõime. Nüüd kohtume 2 tõelise spetsialistiga, kes on arenenud oma keskkonna, oma elemendid täielikeks valitsejateks. Üks neist valitseb õhku ja teine vett. See on piiritaja, keda tuntakse ka kui piiret ja ta on tõeline taevakuningas. See lind süüb, magab ja isegi paaritub lennu pealt. Maandub ta ainult pesitsemise ajaks. Tema eluviis on lihtsalt fenomenaalne. Kujuta nüüd ette. Noored piiritajad võivad pärast pesast lahkumist veeta õhus järjest kuni 10 kuud. 10 kuud, enne kui nad üldse esimest korda maanduvad. See on ju pöörane. Ja lisaks vastupidavusele on ta ka kiirusemeister. Just piiritaja käes on horisontaallennu kiirusrekord kuni 160 kilomeetrit tunnis. Ja selline elu nõuab muidugi tohutult energiat. Ühe ainsa päeva jooksul võivad vanemad tuua oma poegadele pessa kuni 20 000 putukat. See näitab, kui võimas lüli ta meie ökosüsteemis on. Õhust liigume nüüd sujuvalt vette. See siin on harilik vesisammal
ja tema on meie veekogude alustala. Ta rikastab vett hapnikuga ja tema tihedad puhmad pakuvad varju ja elupaika lugematutele väikestele veeelukatele, putukavastsetest kalamaimudeni välja. Ühesõnaga terve veealuse maailma insener. Niisiis, me oleme rännanud läbi metsade, vete ja õhu, aga mis on see, mis neid kõiki tegelikult ühendab ja toetab? Nüüd on aeg tutvustada viimast ja võib-olla kõige fundamentaalsemat taastategijat. See võib esmapilgul tunduda lihtsalt, mullana, aga leetjas muld, mida rahvusvaheliselt tuntakse ka kui luvissooli, on meie ökosüsteemi vundament. See on see, millest absoluutselt kõik alguse saab. Ja mis on eriti oluline, seda ei kutsuta aseta Eestimaa kullaks. See on üks meie kõige viljetamaid mullatüüpe üldse. Sellel kasvab nii see mets, kus elav haab, kui ka suur osa meie toidust. See diagramm siin näitab selle tähtsust väga hästi. Leetnas muld katab üle veerandi Eesti pinnasest ja valdav osa sellest on haritava maa all. See toidab nii meid kui ka kogu looduslikku mitmekesisust. Niisiis, kui me vaatame uuesti seda suurt pilti, siis me näeme neid seoseid. Viljakas leetmuld toitab haaba. Haab omakorda pakub kodu haavasikule ja varjupesa juurele. Need metsad on elupaigaks siilile ja haruldasele limatünnikule. Ja putukad, kes nendes metsades ja veekogudes elavad, on toiduks viiritajale. Absoluutselt kõik on omavahel lahutamatult seotud. See teekond läbi Eesti looduse näitab selgelt, et iga liigil, olgu ta suur või väike, nähtav või täiesti varjatud, on oma asendamatu roll. Ja see paneb mõtlema, millised on need märkamatud kangelased, need tegijad, kes hoiavad elus ökosüsteemi sinu enda ümber, sinu koduõuel või lähedal asuvas pargis.